Tere, Mishnah's traktaadis Avot on öeldud, 10 proovile panekuga on proovitud meie esiisa Abrahami. Üks esimestest proovile panekutest ning võib öelda üks suurematest on Kaldea uuriga seotud proovile panek, kus kuningas Nimrod viskas Abrahami põlevasse ahju selle eest, et tema kuulutas välja usku ainu Jumalasse. Antud proovile panekut ei mainita Tooras otseselt, vaid ainult vihjena. Esimene proovile panek, mida mainitakse Tooras, otseselt on mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Võib öelda, et põhjus on selles, et aspekt mine omalt maalt on olemas iga inimese Jumala teenistuses. Nii ülevalt alla, alt üles kui all. Lühidalt öeldes tähendab see, et hinge alla minekul kehasse on olemas 2 äärmust. Mitte omal soovil sa elad, kuna elu füüsilises kehas on hinge jaoks sundimine. Hing enne oma sisenemist kehasse asub Jumala autrooni all ning see on hinge kõige madalam tase. Hingel on olemas ka kõrgem tase, kui tema on tasemel on puhas ja isegi kõrgem. Sisenemine kehasse on hinge jaoks suur allaminek. 6. Lubavitši Rebe seletab, et enne hinge allaminekut näidatakse talle Gan Edeni ja Geinoomi, et ta teaks, mida ta peab selles maailmas tegema. Seega füüsilise keha elastamine on hinge jaoks sundimine. Teisest küljest, vaatamata sellele, et hinge allaminek on nii suur, saavutab hing tänu sellele taset, mis on kõrgem, kui tal oli enne siia maailma tulemist, vastavalt tuntud ütlusele allaminek ülesmineku eesmärgil. Nendele 2 aspektile vihjatakse salmis, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Omalt maalt viitab sellele, kuidas hing asub kõrgema tahte aspektis. See on isegi kõrgem sellest, mida öeldakse raamatu Tanja 2. peatükis, et hing tuleb kõrgema tarkuse aspektist, kuna tema ja tema tarkus on üks. Tanja 32. peatükis öeldakse, et kõik on võrdsed ja kõigil on üks isa. Kõik on võrdsed on seotud kõrgema tahtega. Kõigil on üks isa on seotud kõrgema tarkusega. Omast sugukonnast ja isakojast viitab sellele, kuidas hing asub sfirootides hohma, tarkus ja bina arusaam. Sünd tuleb emast ja isast, kus hohma on isa ja bina on ema. Sugukond viitab sellele, kuidas hing asub sfiras hohma. Isakoda viitab sellele, kuidas hing asub sfiras bina, kuna isa, nagu oli öeldud, on hohma ja isakoda on kodu ning anum isa jaoks on bina. Teiste sõnadega võib öelda, et sugukond sisaldab mõlemad sfirad, hohmad ja binad, mis sünnitavad. Isakoda viitab sellele, kuidas hing asub sfiras malhut. Hinge 3 taset on olemas ka maailmade struktuuris. Omalt maalt viitab sellele, kuidas hing asub kõrgemal kui maailma tsilut. Omast sugukonnast viitab sellele, kuidas hing asub maailmas atsilut, kuna kõikide hingede allikas on maailmas atsilut, kuna atsilutis säärab hohma, tähtjood nimest Hawaii. Isakojast viitab sellele, kuidas hing tuleb alla maailmasse bria, kus asub sfira bina ning maailma atsilut, sfira mahut on maailma bria kroon. Seda öeldakse hingele, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast, et ta peaks lahkuma oma allikast, kõikidest eelnevalt mainitud tasemetest, et tulla maale, mille ma sulle näitan, et siseneda füüsilisse kehasse, kuna just tänu sellele saab ta liikuda kõrgemale tasemele. Hommikustest õnnistustes öeldakse, mu Jumal, hing, mille sa kinkisid mulle, on puhas. Sina selle lõid, sina selle vormisid, sina selle minu sisse puhusid ja sina hoiad seda minu sees. Viimaks võtad sa selle minult ära, et tuleval ajastul jälle mulle tagastada. On puhas viitab sellele, kuidas hing asub maailmas atsilut, mille sa kinkisid mulle on veel kõrgem, kuid samas liigub hing sealt alla tasemele, sina selle lõid, maailmasse bria. Sina selle vormisid maailmasse jetsira, kuni sina selle minu sisse puhusid, füüsilisse kehasse ning just tänu sina selle minu sisse puhusid, saavutab hing taset, sina hoiad seda minu sees, mis tuleb allikast, mis on kõrgem kui on puhas ja isegi kui mille sa kinkisid mulle, kuna valvaja on tugevam kui see, keda valvatakse. Seda tähendab maale, mille ma sulle näitan, kus mina on olemas kõige kõrgem ise, kes näitab sulle, kuna just selles maailmas on võimalik tunda Jumala olemust.
nagu seletatakse Taania 4. peatükis, et ükski mõte ei suuda teda mõista, välja arvatud, kui ta pole riietunud Toorasse ja selle käskudesse, mis ei asu taeval, vaid selles füüsilises maailmas. Peale seda, kui hing on lahkunud omalt maalt, liikumine ülalt alla, kõikidest oma kõrgetest tasemetest ja sisenenud füüsilisse kehasse, saab ta jõudu, et saavutada mine omalt maalt maale, mille ma sulle näitan. Vastavalt teisele seletusele on see liikumine alt üles, mis tähendab, et kuri kalduvus siseneb inimesse esimesena hetkest, kui ta lahkub ema ihust. Inimesel on tarvis jõudu, et võidelda oma kuri kalduvusega. Kui hing tuleb alla füüsilisse maailma, antakse talle ülevalt jõudu, et ta saaks minna omalt maalt, loomaliku hinge tahest, sugukonnast, loomaliku hinge arusaamisest, mis tuleb intellektist ja emotsioonidest, mis on piiratud looduse seadustega, ning isakojast, käitumisest, mis tuleb mittesobivast haridusest ja harjumustest. Kõikidest nendest asjadest peab minema maale, mille ma sulle näitan, sünagoogi ja õppimismajja, kus valitsevad jumaliku hinge soovid, mis annuleerivad materiaalseid soove, piiratud intellekti eeldusi, loomalikke emotsioone ja loomaliku hinge harjumusi. Peale seda, kui hing teenis Jumalat sellisel kujul, ta lahkus loomaliku hinge maalt, sugukonnast ja isakojast, nõutakse temalt veel kõrgemat teenistust, lahkumist jumaliku hinge maalt, sugukonnast ja isakojast, maalt jumaliku hinge soovidest, sugukonnast jumaliku hinge tarkusest, isakojast pühadesega seotud mõtetest, maale, mille ma sulle näitan, et jõuda tasemeni, mis on kõrgem kui mõistus, arusaamiseni ja tarkuse nägemiseni, isa sisemise osani, mis on kõrgem kui mõistus, isegi kõrgem hohma mõistus. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!